Yo, fännid! Kes see küll on? Just nimelt Evert Polboom on teie ekraanil tagasi. Mis sa arvasid, et olen kadunud va? Mina nüüd lähen otsin endale paela ja riputan endale selle nüüd kaela. No tere, kuidas teil kõigil läheb? Ma ei suuda uskuda, et ma istusin just maha ja ma reaalselt vajutasin record. Kas sa kujutate ette? Sest mina ei kujuta. Ma olen kuskil maal praegu vist. Ravimid jäid võtmata. Millal oli viimane arstikontroll? Mul on nii tore teid jälle näha. Mis on vahepeal toimunud? Olen kalad saanud koju. Ma korraldasin vahepeal suure sünnipäevapeo Sveta baaris. Ma ei ole aastaid sünnipäeva pidanud ja ma olen nii tänulik, et ma saan elada reaalsuses, kus mu sünnipäeval esines Marko Tasane, Beatrice. Ma sain esineda Beatrice'iga labal koos. Xenia Fokin viis läbi minu teemalist Kahooti. Nagu mida? Mis veel? Ma olin Eesti Laulu žüriis. Nagu kes selle fucking autoriseeris? Üks oli nendest Evert Poom. Ma ei tea, kuidas ta sinna ära eksis, aga see on fakt. Ma olin üks päev kodus, siinsamas kodus. Tuleb kõne. Tundmatu number. Mina ei vasta tundmatule numbrile. Panin kõne ära, saatsin sõnumi, kes mulle helistab. Ma loen selle sõnumi ette, sest et see oli lihtsalt. Ma pidin pikali kukkuma ja tagurpidi kukerpalja tegema, sest et mul lihtsalt vajus karp nagu royaalselt lahti. Kirjutab Evert. Tere, kes helistab? Marko Reikop, ETV, helista palun tagasi. Ma kirjutasin sekundi pealt talle vastu nagu oma ausad emotsioonid. Ma kardan. Põhimõtteliselt teate küll, ma olen Marko Reikopis siin kanalil juba rääkinud piisavalt palju. Ka mujal, TikTokis. No teate küll. Mu ema on alati lihtsalt nagu mingi lõpeta ära Evert. Marko on juba närvis ja üks päev ta plahvatab. Minu sõnumi peale kirjutas Marko, et see on hea jutt, sulle meeldib. Ma arvan. Nii et ma kohe muidugi helistasin Markole tagasi. Ta küsis mult, et kas sa tahad tulla Eesti Laulu žüriisse? Ma ütlesin talle esimese asjana, et kas sa teed mulle praegu nagu mingisugust väga haiget nalja või nagu mis siin toimub. Nii et olin Eesti Laulu žüriis, see oli väga huvitav kogemus. Kas ma jäin rahule kõikide lauludega, mis said edasi? Ei olnud, aga minu muusikamaitse on ainult minu muusikamaitse ja teiste inimeste muusikamaitse on siit maitse. Üks mega lambine asi veel, mis on Eesti Ekspressist. Nagu 2 tilkavett, Evert Grünwald, influencer ja Evert Poom, jalgpallur. Nii sarnased, et kohe pildid läksid segami. Ma ei tea, kas me näeme ühesugused välja. Mina isiklikult ei teadnud, kes Evert Grünwald ennem on, sest et ma ei tea jalgpallist mitte fucking sittaga. See on avalik pöördumine Evert Grünwaldi poole. Ma väga vabandan, et sind niimoodi avalikult minuga kõrvutati. Ma loodan, et see ei tekitanud sulle väga palju emotsionaalset ega varalist kahju ja väga loodan, et me saame sellest edasi minna ja see ei tule kuidagi meie vahele. See asi, mida me täna vaatama hakkame, on 3 aastat vana märgatud Eestis episood, aga ma siiamaani ei suuda seda unustada. Ma mõtlen selle peale võib-olla kord nädalas reaalselt. Kuidas on võimalik, et Eestis juhtuvad sellised asjad? See on nii absurdne ja naljakas, aga kurb samaaegselt. Ühe asjana ma võin öelda, et märgatud Eestis on TV3 saade ja ma ütlen sulle TV3, et kui sa praegu hagi saadad mulle selle eest, siis ma tean, et tegemist on homofoobiaga ja ma saadan sulle hagi tagasi. Andrei Savakin võib ja mina ei või vä? Meil on siin juba siin riigis ammu abieluvõrdsus ja te tulete diskrimineerite mind! Ühe Pärnumaa aiandustolu Facebooki lehel jäid mulle silma. Muidugi Facebooki lehelt. Kõik siuksed lood, mida me hakkame täna vaatama, saavad alguse Facebooki lehel jäid mulle silma korduvad sissekanded sellest, kuidas pererahvas ehitab koššermaja. Koššer on toiduseaduste süsteem, mis pärineb juudi religioonist. See hõlmab reegleid selle kohta, milliseid toite võib süüa ja kuidas neid toite tuleks käidelda ja valmistada. See ei ole seotud mitte kuidagi majadega. Taavi, mina olen Margus ja sealt siis on tulemas Kristel. Margus ja Kristel, see on nagu ideaalne Facebook conspiracy couple. Põhjus, miks mina olen siia täna tulnud, on see, et te olete hakanud ehitama, see on koššermaja, nagu te ise seda nimetate. Mis see tähendab üldse? See on nagu kosseerkontrolliga, et tal ei ole ühtegi sünteetilist sükest ainet. Meil on siin abiks ka kosseerkontroll. Kes see on üldse, kes kontrollib? Ta on Iisraelist arst.
päris Iisraeli arst. Päris mingisugune Iisraeli arst, kes teeb neile koššer kontrolli, viibutab näpuga ja ütleb neile ette, mida nad tohivad ja mida nad ei tohi kasutada. Kuidas te suhtlete siis temaga üldse? Kas ta käib siin kohapeal või kuidagi? Kohapeal käib kohapeal, jah. Esimest korda tuli niimoodi, et tuli Riia lennujaama, siis ma pidin enda vana Volvoga sinna järgi minema, siis tema ütles, et tema sinna Volvosse ei lähe, ütles, et ostad normaalne auto. Mul oli vana auto lihtsalt. Sinu kuradi vana Volvo mulle küll ei kära raisk. Brother, what's that? Iisraelist pärit koššer kontroll annab väga detailseid näpunäiteid, millest Margus ja Kristel üldse tohivad oma uut maja ehitada. Isegi aknaraamid ei tohtinud olla liimpuidust, mis olevat mürgine. Katust, kas nägite? Vasskatus. Ta soovitas kindlalt vasskatust. Miks? Energia. Et öös ei tapaks uuesti kosmoseenergia su immuunsust. Et sama näiteks vedrumadratsitega ta kohe tuli meile majja, ütles, et mis asja laps on vedrumadratsite peal. Et vedrumadratsite peal ei tohi olla, kuna lapsel võtab uuesti, seal tegi spiraalid ja tekib elektromagnetväli ja uuesti hävitab tema immuunsust, on nagu suure antenni peal kogu aeg. Just pere noorima lapse tervise tõttu Margus ja Kristel seda koššermaja ehitavadki. Haiglast sai sellise haiglabakteri nagu Staphylococcus aureus. Keha peale tekkisid sellised kärnad, kuiv nahk, siis läksin uuesti arsti juurde, siis öeldi, et dermatiit, atoopiline dermatiit, aga ma ei olnud sellise vastusega nõus. Aga ma ei olnud sellise vastusega nõus. Mida? See on tegelikult üpris karm süüdistus, mida te teete. Millele tuginedes te ikkagi ütlete seda, et see on haiglast kuidagi saadud ja et see on arstide süü? Kui hakkad internetist lahti võtma, siis sa võtad kohe... Internetist lahti Facebooki gruppi ei loe. Ma käin 5 haiglat läbi, kõik ütlevad, et see on see dermatiit, vasskatus ja kosmoseenergia ja Lord Rabi koššer kontroll pašalusta. Mõtlesin, et proovime siis eraarste. Vaatas kätt. Staphylococcus küll ei ole. Dermatiit atoopiline. Nii ei võtnud ükski arst Kristeli ja Marguse Staphylococci juttu tõsiselt. Lapse nahahaigus aga aina süvenes. Mitu arsti ütleb, et lapsel on dermatiit ja ta lihtsalt ei usu seda. Nagu mul on nii kurb tegelikult, sest et neil on laps, kes on haige ja nad tahavad aidata teda. Ja siis tuleb mingisugune Iisraeli koššer kontroll ja ütleb neile, pange vasskatus ja natukene sammalt akna vahele ja teile lapse nahk läheb korda või? Nälja teed või? Ja siis tema ongi see väike tegelane, kelle pärast see kõik on tulnud teil ette võtta. Ta on nagu väike nukitsamees. Praegu ta kõige hullem tal ei ole. Meil on siin jälle nüüd jaanuarist hakkasime hullu dieediga ja väga rangelt vaata, mis me sööme. Sama. Ei no ma siin jaanuarist alustasin jälle hullu dieediga ja vaatan rangelt, et mis ma siin söön ja mina ka. Ometi, kui te lähete lapsega tavaarsti juurde, mis siis nemad ütlevad või mida nemad annaksid? Hormooni, pange hormooni peale. Hormooni. Probleem on selles, et nad on nagu mingi, ütlevad küll nahahaigus, tegelikult paned hormooni peale ja siis teeb mul lapse siin kuradi hästiks veel raisk. Teate, mulle need homod üldsegi ei meeldi, nagu mul veel need muresid vähe oleks. Kasvab suureks, ütleb, tahab naiseks saada. Hormooni või? Ei, Lord Rabi koššer kontrolli, jaa. Jälle, kui vahepeal haiglasse läksin, ma julge üldse sinna arsti. Aga te ei usalda siis neid hormoonravisid üldse? Hormoon ei aita just. Vasskatus raisk. Vedrud ära raisk, ei ole mingit kurdi kosmoseenergiat pažaalusta, eks ole. Ja ma ütlen sulle, nahk läheb korda nii, et vähe pole ja mingi kurdi hormooni mul lapsele peale ei lähe. Sugulaste ja tuttavate kaudu leitud Iisraeli imearst, keda Margus ja Kristel kutsuvad Lord Rabi koššer kontrolliks. Lord Rabi koššer kontroll, see on nagu... Seda ei saa isegi välja mõelda nagu. Lord Rabi koššer kontroll. Tegi lapse ravimiseks hulga ettekirjutusi. Uut maja me juba nägime, aga see pole veel kõik. Seljas tuleb kanda linaseid riideid ja igasugune olmekeemia ja kosmeetika on keelatud. See kõlab nagu mingi nali, kus neil oli mingi ühine pidu ja siis nende üks sõber oli nagu mina olen Lord Rabi koššer kontroll ja mina oskan ravida. Lolli nalja ja keegi jäi uskuma. See sõber pole siiamaani olnud nagu mingi, et it's just a prank, bro. Lapsel kõik need riided kontrollis üle kogu selle elukeskkonna, siis ütles, et üldse võiks selle maja maha lõhkuda, kuna seal on siuksed sünteetilised materjalid. Mingi kuradi fucking Lord Rabi koššer kontroll tuli. Kõnnib neile kuradi majja sisse ja on nagu mingi see maja tuleks üldse maha lammutada. Mis on selle peale ütle raisk? Volvo oli sul veel kuradi väike asi raisk. Lammuta see kuradi maja maha,
Lord Rabi käsul on majas välja lülitatud wifi ja televisioon ning kogu pere peab kandma puhtast kullast ehteid. see Lord Corsair kontroll ütles, et on vaja talle kuldketti. Kui vaadata, siis tegelikult teil kõigil on hästi palju kaelaehteid. Kas need on ikkagi mingisuguse põhjusega teil kõik või? Jaa, juudi arst käskis lammuta maja maha ja osta kordi kullast ehteid. Vaata, öeldakse vanematele, et hoidke ikka silma peal oma lastel, et mida nad seal internetis vaatavad ja teevad. Hei, kallikene vastupidi. Lapsed peavad hoidma silma peal oma vanematel, kes kasutavad Facebooki, et mida nemad seal Facebookis huvitavaga vaatavad ja loevad. Sest et see, mida mina praegu siin vaatan, on teps üle piiri. Kulda käsib Lord Rabi koššerkontroll määrida ka peale ning võtta isegi sisse. Kulda tuleks võtta ka sisse. Lord Rabi koššerkontroll ütleb, et lükka üks väike käbi endale kuskile. Tead küll kuhu? Au! Sellega saab niimoodi, et paned siia paned pluss ja miinuse ja siis ta hakkab tekitama nanokulda sinna vette. Iisraeli kullast tervendavaid juudi nanorobotid keevitab see Margos endale seal kokku. Ta lõhub kulda sees. Lõhub kulda vees. Miks see hea on? Miks see hea on tõepoolest? Sest fucking Lord Rabi koššerkontroll ütles miks. Ostsime hunnikutes kogu aeg kulda, oli siukse kuldleed, 24 kraati võiks see kuld, et väiksel seda bakterit tappa, et söötsime talle kulda kogu aeg sisse. Kui keegi seda kontekstist väljas ütleks, et me kogu aeg ostsime meeletut kulda kokku, ma oleks nagu, elame hästi. Mille jaoks te ostate? Me sööme seda. Söötsite kulda sisse? Jaa, et puhast kulda. Algul hakkasin koloidõbedat tegema. Algul ma viilisin lapsele, et seda kreemi sisse õbedat. Lõpuks hakkasime seda vees lagundama samamoodi, paned elektrolüüsi ja tekib siuke sinine vesi. See oleks nagu täiesti normaalne asi. Ja tuligi Lord Rabi koššerkontroll lapsele hommikust õhtuni söödame kulda sisse ja mul on tihti tunne, et nagu ma panen enda energiat veits valesse kohta. See, et ma teen aastas korra YouTube'i video, ilmselgelt ei pane energiat õigesse kohta, aga nagu mõned inimesed panevad energiat ikka väga huvitavatesse kohtadesse. Vähe sellest, Margus laskis endale ka kuldhambad suhu panna ja sama ootab ees Kristelit. Kõik ikka Lord Rabi soovitusel. Ei. Veits cool though. Ma tahaks ka kuldhambaid endale panna. Aga ei. Margus on nagu sitaks heavy for that though. I approve. Lord Rabi tõi Iisraelist ja siis on see Inglismaa Corsair kuld 99. Corsair kontroll proovis siin erinevaid Eesti alkohole ja arseeni on väga palju sees. Lord Rabi koššerkontroll tuli Eestisse. Proovis meil siin erinevaid alkohole ja tuli neile sinna majja. See ole hea. Mul on kordi kullaga raisk vaja. Mulle ei sobi mingi Volvo. Odav maja lammuta see kordi peldik maha siin raisk. Ilma kullata viina mulle või? Fucking kulda sisse raisk. Lapsele keelas Rabi anda poetoitu ja tohutud sügavkülmikud ning sahver ongi täis ise korjatud ja sisse tehtud kraami. Poest eriti midagi peale soola ja tualettpaberi enam ei ostetagi. Mu lemmik on see, et nad ei ostad poest midagi ja see raha, mis nad säästavad sellega, et nad toidupoes ei käi, saadavad otse muidugi Lord Rabi koššerkontrollile. Nii, toidupoest nüüd midagi ei osta, kasvatate kõik ise ja see raha, mis kõik ilusti üle jääb, tuleb otse Lord Rabi koššerkontrolli pangakontole. Kui teil on selle Iisraeli arsti või Corsair kontrolliga nii tihe side ja ta nii palju aitab teid, kui palju see teenus maksab? Me oleme Räägi ikka, ärme hinda. See on ikka väga... Meil on võlad peale. Väga suured võlad enam. Ma saan aru, me räägime 10 000 eurodest või? 10 100 ikka. 100 000 eurodest? Jah. 100 000 eurot. Palun vaadake, mida teie vanemad Facebookis teevad nagu ausalt ka. Te olete võlgu siis, jah? Jaa, võlgu muidugi. Et see ei oleks suutnud, et see algul me nii palju kui maksime, lõpuks me ei suutnud seda teha, nagu see oli polnud enam raha, et siis hakkasime võla peale järjest võtma, siis tegime lepingu ja kogu see, ütleme, Lillevälja see on meil siin pandis selle lapseravi eest. Nende terve nagu krunt ja maja on panti andnud sellele Lord Rabile, saate aru või? Okei, kallis Lord Rabi, prank is over. Kõik sellepärast, et nad lihtsalt ei uskunud Eesti arste. No see kõik on ikkagi väga traagiline. Laps on väga haige, te olete oma talu pannud panti. Kas selle kõige käigus ei ole teil tekkinud küsimus, et äkki teid natuke petetakse? Äkki see Lord Rabi petab teid? Ei peta, see on Lord Rabi. See on Lord Rabi? Sa ei saa aru või? Ei peta.
see on Lord Rabi. Mis asi on Lord Rabi? Sükest asja pole olemas. Või okei, no seal on, sellepärast, et ta ütles neile, ma olen Lord Rabi. Nali venib natuke pikale. ta on Lord Rabi kosseerkontroll, et seda ei saa päris 10 000 euroga seda arsti ei saa. Isegi 50 000 euroga seda arsti ei saa. Kui ta oleks päris Rabi mingisugune, siis ta teeks tasuta teile. Seal on nagu suured mingid moraali puudused sellel Lord Rabi kosseerkontrollil. Päris sõbra hinda ka teha, et ta päris sugulane meil ikkagi ei ole, et ta nüüd päris selle 5 või 10 000 euroga hakkab siin. Tema ravib ikkagi poliitikuid ja ütleme presidente ja siukseid tegelasi. Saad aru, see on Lord Rabi. Tema ravib poliitikuid ja kuulsus. Ta ei ravi nagu tavalihti inimesed, tema ei tule selle 5 kuni 10 000 euroga, teda ei huvita. Aga ta selle peale ei ole mõelnud, et võib-olla lööks ikkagi käega ja usaldaks Eesti arste. Nad ei tee midagi. Iga asja peale siin tänapäeval arstid kirjutavad hormooni välja, et... Hormooni vä? Naiseks vä? 200 000 Lord Rabile ja Volvo kuradi prügikasti ja mingit kordi hormooni me lapsele ei vana raisk. See on üks nõiaring, et kogu meditsiin ongi nõiaring, et kui sa sellele allud, siis sealt enam välja ei tule. Aga kuidas te nendest võlgadest välja tulete? Maksame väike ära. Tööd teeme. Tublid Eesti inimesed ikka. Käib töö ja vile koos. Käib töö ja Lord Rabi kosserkontroll koos. Töötame. Õppida. Õppida, harida tuleb ennast, et enne selle pilguga ei vaadanud, et... Õppida ja harida tuleb ennast. Jah, kallikene, aga mitte Facebooki gruppides. Vaadake, mida teie vanemad Facebookis teevad ausalt. Tuleb õppida küll ja tuleb õppida natukene interneti kasutama. Tuleb õppida natuke sotsiaalmeedias kriitilisema pilguga nagu ringi vaadata. Okei, seda tuleks õppida. Ma sooviksin ikkagi teada saada, mis on see probleem ja mis on Staphylococcus aureus. Läheme uurima arsti käest järele. Kui sellel lapsel nüüd on korduvad nahapõletikud, mulle jääb mulje, et kas see ei ole mitte atoopilise dermatiidiga meil siin tegemist. No seda väitsid arstid ka tegelikult sellele perele, et tegemist on dermatiidiga. Lapsel kõik need riided kontrollis üle kogu selle elukeskkonna, siis ta ütles, et üldse võiks selle maja maha lõhkuda. Isegi poetoit näiteks, kui lapsele poetoitu anda, siis laps läheb mädanema. Arst on lihtsalt nagu, the fuck? Et ta on poetoit on nii mürgine tema jaoks. No see pere on nende soovituste eest maksnud üle 100 000 euro. Mis te ise ennast arvate sellistest soovitustest? See nägu, tal lihtsalt ei ole midagi öelda. Et need soovitused iseenesest on ju mõistlikud, aga samas teisest küljest vaadates me näeme, et see pere on teinud täiesti radikaalseid ümberkorraldusi oma elus ja laps on ikka lööbes. Nii ja nüüd läheb Taavi siis Tallinna sünagoogi rääkima päris Rabiga. Ma olen tulnud Eesti juutide kõige tähtsamasse pühamusse ja küsin Eesti pearabilt endalt. They have ill child. Yeah. And they have been advised that because of the illness, the house should be kosher. Something strange. Kosher can be a food. If they planning to eat the house. Are they planning to eat the house? Are they planning to eat the house? Girl, she ate the house down Bootskaga, yes. Better the house, lonely the house. Girl, clock it the house, girl. Don't be goop the house. And you know what I'm talking about, girl. Girl's house is fake the house. It's nothing to do with kosher. Kosher, it's mean about food, what we eat, but nothing to do with the health of a child. If you're talking about health of a child, I have also children. It's nothing to do. You have to go to the best doctor. What kind of religion? Religion is showing the way how to live. But religion can't change any doctor. I'm not going to a rabbi when I need a doctor to my child. But maybe someone from Israel, charlatan, I don't know how to say charlatan in Estonian. Charlatan, yeah. Charlatan. Soolapuhuja. That is calling himself Lord Rabbi. You can call yourself President of United States. It's nothing to do with Israel. In Israel is no such title like Lord. Kas üleüldse rabi võib oma tegevuse eest raha küsida? Üldse ei. Kindlasti fucking mitte. Absolutely no. Impossible. Rabbi did never asking money for praying, never asking money for helping person. Prank is over. Nii.
võid nüüd öelda, et tegemist on naljaga. Tegemist on suure elaborate naljaga. It's all a big misunderstanding. I will wish to talk to this family because we have to find this person. If a person can cheating, poor family, because of unlucky child, that a regular doctor can find the solution. So we have to find this person and we have to punish them. Tõesti, ma ei saa aru, kui see Lord Rabi kosher kontroll päriselt mingi sügi inimene on olemas, kes niimoodi petab sadades tuhandetes mingisugust desperate perekonda, siis see inimene on vaja üles otsida teda karistada, aga Kristel ja Margus mingil põhjusel lihtsalt ei taha öelda, kes see Lord Rabi kosher kontroll on. Kohe ta isegi tahaks teada, mul on ka abi vaja tead siin paari asjaga. Ma arvan, et see Lord Rabi ütleks esimese asjana mulle, et tead sul lapsena pandi hormooni peale. Raisk. Ja vaata, nüüd kõik su probleemid algasid sellest. Pearabi tahab kindlasti Lillevälja pererahvaga ka ise rääkida. Meie eelisest külaskäigust Lillevälja tallu on nüüd mõned nädalad möödas. Me hakkasime siin elektritöidega, elektritööd peatati. Ütles, et see lõhub bioväljasi, et tuleb kõik vasttorude sisse. Kes see siis ütles? Kosseerkontroll. See on sama kosseerkontroll, jah? Et see on päris pingeline, et sellepärast mul see mees, et meil on omavahel ka tülid, et ta pommitab seal internetis, et sellepärast ta pommitabki, et tal on hommikul närvid läbi magada, ei saa, laps kratsib terve öö. Tuleks kehtestada poes mürgise poetoidu müümine, mis see ainetega immuunsussüsteemi hävitab, muidu saavad koroona! Ma olen unustanud ära, mis COVID ajal toimus. Liiga palju internetti oli meile kõigile. Tuleb õppida ja olla targem salakavalast arstist, kes proovib sind salakavalalt ravimitööstusesse orjaks saada. Tuleb õppida ja õppida tuleb Facebookist. Algu me maksime, aga meil oli lihtsalt raha enam vald, siis me tegime üks lepingut, andsime kogu selle panti. See Lillevälja talu, aiandustalu, kõik see suur on hetkel siis selle kosherkontrolli oma. Neil ei olnud lihtsalt enam midagi muud maksta ja Lord Rabi oli nagu, et kuule, mul see idee. Te kirjutate mulle kõik oma valdused maha ja mina annan teile veel paar infokildu. Teeme äkki siukse diili vä? Ja Margus ja Kristi ütlesid. Võõras inimene, et miks ta peaks nagu päris ilma lepinguta andma raha, et äkki me teeme tünga või? Aga äkki Lord Rabi kosher kontroll teeb teile väikest tünga vä? I feel bad because I'm afraid that some person that is absolutely not kosher person, not good person, using you. Margus was saying that the knowledge this rabbi gave was how to use building materials which are not toxic, and this was kosher house. It's nothing to do with kosher. How to build the material is nothing to do with kosher. Kosher is meant to allow to eat. Building material cannot be with kosher. There's no connection with kosher. Margusele see väike info ei sobi. Margus kõnnib lihtsalt toast välja. Margus läks nurga taha lihtsalt nagu natuke protsessima, mis ta kuuleb seal. Üldse ei ole mitte ühte kontakt judaismi. Absoluutselt mitte üksi kontakt judaismi ei ole. Kui vahepeal tundub, et Kristel jääb Rabi uskuma, siis lõpuks püüab ta kahtlusi siiski tõrjuda. Ühesõnaga, te hetkel Šmuel Kotti ei usu. Mina ei usu teda. Ainuke sünagoog Tallinnas, see põhirabi, mina ei usu teda. Te ei usu hetkel Eesti pearabi? Mina... Okei, esiteks see väike sweatstein. Kristelit pani see teema higistama. Proua on närvis. Ei, mina ei usu seda, et see juut, kes meil on. Mina ei usu seda, et see juut, kes meil on, nagu see oleks nende mingisugune possession. Mina ei usu, et see juut, kes meil on, kelle me ostsime. Mina ei usu seda, et see juut, kes meil on, tahab meid rip-off nagu lohku tõmmata, petta. Ma ei usu. Ja info maksabki, see maksabki, muidugi. Info eest maksame ju. Ja aga juudi rabi ei küsi oma info eest raha. Ma ei tea siis, ma ei tea. Et lähen sinna, hakkab mind tasuta ravima, näidake mulle tasuta arsti, kes mu lapse terveks praegu teeb. Ma võin sulle näidata, paari juures tegelikult juba oled käinud, ma võin sulle näidata, võin sulle veel paari näidata Eestis. Okei, tead, mind hästi hakkab huvitama, millega Margus praegu tegeleb. Nüüd on juba mingi 2-3 aastat hiljem, 11 tundi tagasi, kogu maailm on nii katki, kus puudub armastus, empaatia, kaastunne, kogu planeedi inimesed on muutunud külmaks ja raha ahneks. Jah, võib-olla, sest et sul oli kokkupuude väikse Lord Rabi kosher kontrolliga äkki või? Me käisime ka ühe minu tuttava arsti juures. Ega arst ütles, et see, mis te teete, et te väldite sünteetikat, see on väga hea mõte. Aga ka see arst ja ka see rabi oleks võinud teile anda seda nõu tasuta. Ei saa tasuta. Sa oled tegelikult nagu ringis. Sa oled arstiori ja nii väntad ravimitööstuse ori. Aga praegusel hetkel te olete sattunud samasugusesse nõiaringi. Jah, ikka maksame selle eest, jah. Tema on andnud laenu ja see Lillevälja on pandis, siis ikkagi 150 000 euro eest kõik on tema oma praegusel hetkel. Ja teil on kirjalik leping selle isikuga, et see on tema oma.
Praegusel hetkel ma ju näen, et lapsel on endiselt probleeme, te toote välja, te olete maksnud siis Eesti meditsiinisüsteemist välja üle 100 000 eurole. No, kas te ei tunne? See on odav tegelikult, et seda ravida on 2 miljonit läheks üldse. See on odav! See on odav! Ordrabi koššerkontroll. Mina läheksin politseisse, ütleksin politseile selle nime, paluksin neil kontrollida, läheksin räägiks Rabi Šmuel Kotiga läbi, paluks temal seda nime kontrollida. Et võib-olla tõesti ma olen suure summaga petta saanud. Kas te teete seda? Kas te teete seda? Tõesti, peab mõtlema, võib-olla tõesti. Aga ma ei usu, et me petta saanud oleme. Sest liiga palju infot oleme saanud. See info maksab nii palju, et see on kogu süsteemi, saad aru, sa saad süsteemist infot. Nad armastavad oma last nii väga, et nad tahavad ükskõik mida teha, et teda terveks teha, aga no natukene vales suunas on see värk seal läinud. No tere kallid Evert Poomi YouTube'i kanali sõbrad, nüüd on umbes 6 aega hiljem sellest, mida te just ennem minust nägite. Peale seda, kui ma eelmine kord filmisin, ma olen monteerimise protsessi käigus ja sellest teemast rääkides teiste inimestega leidnud veel paar klippi, nii et ma mõtlesin, et ma jagan teiega mõnda asja, mis ma veel olen teada saanud. Nii ja järgmiseks asjaks, mis me vaatame, on ka märgatud Eestis episood, aga see on nüüd siis järgmine episood peale seda, kui see Lillevälja Aiandustalu pere episood välja tuli. Me saime väga palju kõnesid, kirju ja kommentaare, aga mitte ükski neist inimestest ei olnud kohtunud ega kuulnud Lord Rabi koššerkontrollist. Jah, sest et võib-olla seda inimest äkki ei ole olemas. Aga selle asemel jõudsid meieni paar vihjet, et pereisa on ise Lord Rabi välja mõelnud ja omandanud need tarkused Google'ist. Ja las ma mainin, et mitte tõenäoliselt Google'ist, vaid Facebookist. Pole mingit võlgasid, mingit lordi, kõik info, mida Margus jagab, on ta ise välja nii-öelda guugeldanud. Kõik reklaamiks, et inimesed toetaks, tuleks ostma lilli. Inimene siis väidab, et nad mõtlesid kogu selle Lord Rabi ja kogu selle loo välja selleks, et inimestel oleks põhimõtteliselt kahju ja et inimesed tuleks ostaks nende lilli. Margus, mulle on tulnud vihjeid, et Lord Rabi on välja mõeldud ja tegelikult oled kogu tarkuse ise guugeldanud. Uurige parem seda, kas tõesti ainult toit on koššer? Kas meie sööme oma maja ja teised söövad koššer riideid? Meil on juut olemas! Meil on juut olemas! Taavi oli selle pika jutu peale lihtsalt nagu mingi, kas see Lord Rabi koššerkontroll on päriselt olemas või mitte? Lihtsalt olemuga nüüd aus. Muidugi on, ta on üle 40 aasta laboritööd teinud. Aga jah, nagu Taavi juba mainis, siis keegi olevat talle väitnud, et Rabi Krabi on tõenäoliselt Marguse välja mõeldud mingisugune isik. Nad on tõenäoliselt lihtsalt kogu selle info saanud kuskilt guugeldades, Facebookist, internetist ja nad on võib-olla tõesti palju laenu võtnud, et see maja ehitada nende uute teadmiste järgi. Kui hakkad internetist lahti võtma, siis sa õppida, harida tuleb ennast. Ja nüüd nad lähevad telekasse seda traagilist lugu rääkima selleks, et inimesed kas tuleks ostaks nende lilli või tunneks nii suurt kaastunnet nende perele, et nad näiteks annetaks neile raha, nad kuidagi saaksid nagu kasu sellest. Kahjuks ma ise ei suuda enam Marguse Kristeli ega nende Aiandustalu Facebooki läbi vaadata, sest et mida rohkem ma seda scrollin, seda rohkem ma mingisugusesse auku satun ja lõpuks ma ütlen teile, on minu peas ka tekkimus üks Lord Rabi koššerkontroll. Aga kui keegi veel teab mingisugust infot selle loo kohta, siis ma hea meelega sooviksin teada, te võite mulle saata Instagramis DM-i, te võite siia kommentaariumisse kirjutada. Mind väga huvitab, mis siis tegelikult juhtus ja mis, siis ma tunnen ennast nagu Taavi libe. Mis siis ikka tegelikult juhtus? Aga rääkides Lillevälja Aiandustalu Facebooki lehest, seal natukene scrollides tuli välja, et Rail Baltica läheb üle nende Aiandustalu, täpselt üle nende Aiandustalu ja kogu see pidu pannakse seal kinni. Neil lihtsalt juhtub nagu, see lugu on nagu mingi kõigega seotud. Rääkides sellest, et see lugu on kõigega seotud, oli meie armas Lillevälja Aiandustalu Kristel ka Unistuste printsessi saates. See lugu on lihtsalt a gift that keeps on giving. Unistuste printsess on saade, milles saavad kokku edukas välismaa mees ja Eesti tüdrukud. See pole mingi lihtne Eesti vaene talupoeg, see on välismaa mees. Kas lihtne Eesti tüdruk sobib Unistuste printsessiks rikkale välismaa mehele? Siis, kui ajad olid palju lihtsamad. Need olid need küsimused, mis meid kõige rohkem vaevasid. Mängus on paljude tüdrukute unistus. Võimalus köita edukat välismaa meest. Video ongi jõudnud lõpule, sa väärid jälle auhinda. Proovime midagi uut seekord. Kui see video saab 5000 laiki, siis hakkab saama veel nalja. Võib-olla isegi nalja juba paari nädala pärast. Kui 5000 laiki täis ei saa, äkki saad rihma või midagi sellist. Ole kõva ja pane täiega. Ja näeme siis, kui näeme. We scammer in the shadows with a plan so bold. Selling dreams in bottles, half truths neatly told. In a
meticulously planned. He's the queen of the game, dealing dreams like cards. Remember the name, luscious lies on his lips. He got that superstar glow. Risk it all when you dance with Rabbi Kosher Control. Dressed to the nines with his gilded fedora, deals shady as dusk, says shalom to the aurora. But in the light of day you'll find the rabbis just folklore, spinning tales like dreidels, let the good times roll.